Tere tulemast tagasi saama osa meie Jaapani seiklusest. Selles videos oleme me endiselt Tokyos, kus veetsime kokku 5 päeva. Ja kuna paljusid teist huvitavad kohalikud hinnad, lisame iga elamuse juurde ka selle info. Aga vaatame nüüd, mida põnevat me veel kogesime. Ja me tulime täna hommikusöögile sellisesse kohta nagu Taste the World. See on selline koht, et siin on iga kuu mingisugune riik fookuses, kelle hommikusööki pakutakse. Sellel kuul on see Kanada ja järgmine kuu on siin üldse Soome köök, mis on väga-väga huvitav, väga lähedal meile ju. Aga me läheme täna Asakusasse, ehk siis mingi Aksuksa või Aksaksa. Ma ei tea, mis moodi nad seda ise kutsuvad, aga mina ütlen niimoodi, nagu ma kirjutan Asakusa, mis on siis väga ilus piirkond siin Tokyos, nii et sööme ära ja asume teile, sinna on päris tükk aega siit sõita, nii et tere hommikust! Saad sa aru või? Ma praegu rääkisin jutuharriga ja vaatasin äkki sinna seina peale ja siin tuleb ka Eesti toidu. Ma ei tea, kas see on nagu päev? Ei, see on nädal ikkagi. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. Okei, nüüd me oleme omadega jõudnud Asakusasse ja täpsemalt Kapabashi Streetile, mis tegelikult on selline tänav, mis ongi nagu toidunõude tänav, ehk siis siin müüakse terve tänava ulatuses poodides ainult toidunõusid, keraamilisi asju, kõike, mida sa võid tahta oma restorani või koju, siin sa seda leiad. Ja siin on ka väga hinnas sellised plastikust või vahast tehtud sööginäidised, mida restoranid saavad panna oma akende peale, et näidata klientidele, mida nad siis pakuvad oma restos. Ja see on ka omaette kunst, et teha neid sööginäidiseid nii täpselt ja tõetruult kui vähegi võimalik. Aga Asakusa muidu on selline piirkond, mis oli kunagi meelelahutus põhikoht siis Tokyos. Siin oli palju Kabuki teatreid, Punaste rattarannate tänav ja ka täna tegelikult see koht on kuidagi palju ajaloolisem ja Jaapani likum kui võib-olla need põhikohad nagu Shinjuku ja Shibuya, mis on ka muidugi üliägedad, aga siin on seda tõelist Jaapanit nagu rohkem tunda, see koht on natuke rahulikum ja täna siis käime, vaatame siin ringi. Mõsi, vaata seda olja. Mis see on? Tehakse ikka klaase. Täiesti läbipaistev. Nii, meie reisi esimesed matšad. Nii põnev, päris Jaapani matšad juua Jaapanis. Palun! Nii, okei, proovime. Holy shit, see on väga hea. Ma olen siin muidugi pannud suhkrut sisse. Aga ütlen ausalt, et see isegi nagu sobib praegu niimoodi. Mulle muidugi ilma suhkruta meeldiks veel rohkem, aga tegelikult see on väga maitsev. Hello! Hello! Konnichiwa! She's Lise! Lise? Hello! Yeah, hello! nice to meet you! She wants to sleep now. Yeah, I can see. She's so sweet. How old is she? 2 years old. 2 years. Oh. She's the oldest one. Oh, really? Yeah. Thank you so much. Thank you. Ma suhtun alati pika hambaga igasugustesse meelelahutustesse, mis on seotud loomadega ja Tokyos on palju erinevate loomade kohvikuid, kapipara, sigade ja kelle kõige kohvikuid veel. Kuna tihti on koerad inimestega harjunud, siis see oli üks koht, kuhu ma julgesin sisse kiigata ja ütlen ausalt, mulle jäi sellest kohast hea tunne. Mulle oli tunne, et nende loomade eest päriselt hoolitsetakse hästi ja mulle tundus, et see koht on nagu koerte päevakodu, kuhu sa saad oma kutsa viia, kui sa ise näiteks tööl oled ja siis võtad oma koerad sealt õhtul koju tagasi ja päeval ta saab siis koos teiste koerte ja inimestega sotsialiseeruda. Ma ütlen ausalt, ma ei ole kindel, kas ma need loomade kohvikuid soovitan, aga sellest koerte kohvikust ja siis see pigem hea tunne. Siin on kohe näha, et oleme jõudnud ühte turistikasse kohta, sest see kõrvaltänav ei ole üldse nii paksult pungil rahvast täis. Risti tulla väga keeruline. Me oleme jõudnud Nakamise Dori Streetile. Selline tänav, kus müüakse väga palju suveniire, tänavatoitu ja see tänav siis viib Sensoji templi juurde. Ja on näha, et see on väga populaarne koht. Aga lähme otsime midagi head omal süüa. Siin on natukene liiga palju inimesi ja mina ei taha siin enam olla. Arigato gozaimasu! Nii palju korraga kui sellel templini viival tänaval. Ma polegi siin nagu inimesi vist kohanud. Oh, thank you! Thank you so much! Nii, ma sain komplimendi müüjalt, et mul on nii ilus müts. Väga tänan, et ma selle mingi 10 aastat tagasi Mareti Kaltsukast ostsin ja nüüd alles esimest korda pähe panin. Ma sain siit poest siis nagu need maasikad. See maasikas maitseb freaking hästi. Nagu kõige küpsem sütasuvine maasikas. Glasuuri kistsin peal, mis on kõva, on nii rändam. Aga millegi pärast see töötab päris hästi. Issand jumalaga pehme.
see on reaalselt nagu mingisugune koogitainas, aga lihtsalt natuke veel parem. Vau. Need on nii imelikud asjad. Nii kuradi head. Tokyost leiad lisaks Jaapani köögile väga paljude teiste riikide restorane ja kusjuures enamus Michelini tärniga restorane ei ole sugugi mitte Jaapani toitu pakkuvad. Meie sattusimegi sellel päeval ühte Taiwani restorani ja see lõuna jääb meile väga pikaks ajaks meelde. Ma ei saa, kas see nii hea või nii halb? Nii hea. Need on siis Harri ütlemisasjad. Wonton supp. See on mega. Üli. Hansomon Line for Shibuya. Z14 läheb Z13 poole. See on kõik nagu õige, läheb siia poole. Rongid lood erinevale poole, aga lähevad samale poole ka. Tere hommikust! Tegelikult on juba kell 11. Meil oli täna uni väga hästi peal ja me oleme jõudnud omadega täna Harajukusse. Sa ei saa käia Tokyos, kui sa käi Harajuku linnaosas. See seal on Takeshita Street ehk siis üks kuulsamaid moetänavaid siin Harajukus. Lähme vaatame, mis siin toimub. Nagu te näete siin, kus Harri praegu filmib, siis inimesed kunagi siin ei kõnni ega söö. See on ebaviisakas. Alati seisad ja sööd oma toidu ära ja siis liigud edasi, mis on päris huvitav selline komme. Meil on nii nagu tavaline see, et sa kõnnid, hoo pealt, jood kohvi, sööd. Siin see nii ei ole. Hommikune õlu. Tegelikult see on oolong tee ja jääkülm mõnus ilma suhkruta ja me oleme tulnud tegema omale okonomiyakit. See on meie hommikusöök täna. On meil õpetus ka olemas, et mismoodi me seda nagu teeme ja palun soovige meil edu, sellepärast, et ma pole seda isegi kunagi veel varem söönud, olen ainult pildi pealt näinud, nii et vaatame, kas see tuleb meil välja ka või mitte. Esimene samm on see, et me segame kõik need koostisosad, mis siin on, omavahel ära. Nüüd peame panema siia mõnusasti ohtrasti õli. Ja nüüd me peame seda nagu segama vist natukene või? Pigem teeb pannkoogi. Teen pannkoogi sellest, okei. Päris ilus ju. Siis me nüüd keerame seda appikene. Vist ongi vaata niimoodi kahega. Ja mõlemalt poolt peame nüüd siis 8 minutit seda praadima. Ma siis pean seda niimoodi tegema natukene nagu laiali, on ja. Nii. Ja nüüd ma panen selle siia peale. Ja siis ma veel pean panema siia maitseained ja ongi valmis. Harri tahab, et tema muna jääks alt vedelaks, tal oli oma väikene tehnoloogia. Muidugi. See näeb päris rets välja, ma tean. Aga see peaks maitsema väga hästi. Ma võtan siit pealt mingid tükid ja siis niimoodi siit panni pealt nagu seda asja nagu põhimõtteliselt sööngi. Okei, elu esimene okonomiyaki, let's go. Ma absoluutselt ei teadnud, mida oodata. See on väga hea. Super huvitav kõige paremas mõttes. Minu meelest huvitav ei tähenda halba. Huvitav on see, et mul on nagu põnev süüa seda. Ma ei tea, mis maitse tuleb järgmisena. Ehk siis, mulle see väga meeldib. Minust on saanud oodamatult pesapõllufänn siin reisil, sest ma nägin ühel kutil metroos sellist mütsi ja ma olen siuke, et ma proovin korra seda ka. No see värv mul sobib veits rohkem, see on nagu vaata lipa-lopa see äär natukene. Siin on igal pool maskotid, mitte ainult mingitel spordimeeskondadel, aga poodidel, restoranidel, et see on nii tavaline, et sul on oma maskott. Ja see oli üks siis selle poe maskott praegu.
Kui sa tahad linnades siseselt siin Jaapanis siis sõita ühistranspordiga, on sul vaja Suica-kaarti, mille saad ülimugavalt siit plussmärgist oma walletisse travel card'ide alt lisada. Mul on praegu ainult 58 jeeni siin peal, ma lisan siit ülimugavalt omale 1000 jeeni peale, võtame 1000, on ju. Panen add, siis maksad oma kaardiga, kohe see muutub see summa. Nonii, follow me for more travel advice. Siin ei ole niimoodi, et sa seisad ükskõik kus kohas sa tahad, või kui sa lähed rongi peale, siis siia tekivad 2 rida ja siis sa lased enne nagu inimesed rongist välja ja alles siis lähed ise rongi. See on minust väga tore, kõik on nii viisakad ja kõik on nagu väga läbimõeldud. Kui sa soovid juba niigi hullumeelsetele Tokyo tänavatele lisaks midagi ekstra crazy't kogeda, siis broneeri omale show Samurai restoranis. Aga pane tähele, et koos showga pead sa kindlasti ostma kaasa ka toidupaketi. Me sõime seal sushit, ütlen ausalt, see ei olnud väga maitsev, aga eks sa lähegi sinna rohkem show pärast kui toidu pärast. See on nii haige, see on nii haige. And I? We are looking forward to seeing you again! See oli täiesti haige värk. No see oli nii äge. Nende see emotsioon, see oli lihtsalt nagu nii nakkav ja nad vaatavad sulle niimoodi silma ja naeratavad sulle. Sul on lihtsalt võimatu mitte vastu naeratada. Mul on põsed lihtsalt täiesti valusad sellest. Nii et ma tegelikult väga soovitan seda. Okei, me oleme maandunud Shimokitazawa rajooni ja see on vintage ja second-hand poodide mekka Tokyos. Mul on siin sees esimene pood, mis on Trefact Style. Siin on ka siuksed poed nagu Bukov ja Second Street, mis on väga populaarsed, aga sinna me läheme Osakas. Aga ühesõnaga nüüd läheme natuke avastame Shimokitazawa piirkonda. Kohvi taas kaasas, kell on 4:45 õhtul ja ma ei ole täna veel kohvi joonuki. Selline asi juhtus, ma arvan, siis, kui ma olin 5-aastane viimati. Okei, võib-olla veits hiljem, aga siiski. Üks asi, mida sa leiad väga palju siin piirkonnast, on sellised erinevad pusad ja väga palju on siin just nagu Ameerika stiili. Igasugused pesapallijakid, bomberid, dressibluusid, see on siin väga populaarne, täiega teema. Müüakse kõige lahedamad asju üldse. Need on, Nike'id on ju, aga Eestis üksid ei müüda. Siis Debating Ape, Kuff, Lacoste, Supreme, siin on nagu absoluutselt kõik lahedad brändid esindatud. Ma ei tea, no lihtsalt, sorry, ma pole lihtsalt isegi ukse juures, see on kaugemale juba on mingisugune 10 mintsi läinud. Me oleme siin soufflé pannkoogi kohas, mis on päris populaarne ja soufflé pannkoogid on siis sellised hästi nagu kohevad. Ja kui me käisime seal Kapabashi Streetil on ja siis ma näitasin teile, kuidas seal tehakse neid vahast ja plastmassist toitusid ja need on täpselt need samad asjad ja vaadake lihtsalt, kui hästi on need järele tehtud. Nii filigraanne, see on tõesti omaette kunst. Pannkoogi esimene ampsukene tuleb siit. Wow. No nii. See on väga hea. Minu meelest ei mitte midagi nagu super erilist. No. Me oleme jõudnud omadega siin Yoyogi parki. Siin lõhnab tee järele. See on nagu nii huvitav, et sa astud siia parki sisse. Enne ei ole teelõhna, astud sisse, kohe hakkab teelõhn. See on jumalik lõhn, see on nii äge elamus. Ja siin on nagu nii rahulik, inimesed teevad tervise jooksu ja meie hakkame lennutama drooni. Tere rahvas, siin kapten Olivia Munn. Ma arvan, et droonikaadrid tulevad paremad
päeval, aga eks näis. Arigato gozaimasu! Oma Tokyo viimase õhtusöögiks oleme tulnud siia Omoide Yokocho juurde. Siin on siis mitu tänavat ja mis see siis tegelikult tähendab, on see, et siin on hästi palju isakaiasid koos. Isakaia on selline nagu kohalik pubi, kus saab süüa juua ja kus juures seda kohta kutsutakse ka piss alliks ehk siis nagu pissi alleeks. See pidi haisema kuuse järgi. Ma hetkel ei tundnud küll mitte midagi, et seal on nii palju sellist nagu grilli ja tossu lõhna, aga seda halba lõhna siin üldse ei olnud, aga võib-olla suvel on teised lood, ma ei tea. Me peame leidma omale ühe koha, kuhu me siin siis läheme sööma. Sest siin on päris palju inimesi ja raske valida, sest et nagu kui sa sööd liha, siis sul on siin igal pool süüa, aga kuna mina tahaks midagi, mis ei ole liha, siis natukene suurem väljakutse, aga me saame hakkama. Let's go! Okei, me leidsime omale isakaia, kuhu minna. Me peame minema mõnda kitsastreppi ülesse. Siin ma väga ei tahaks süüa, siin pole õhku ja siin pole vaibi ja ootame all ikkagi. Veits magus on ka nagu mingi magus, suitsune, umamine on vau, ülihea. Ausalt, pole paremat asja kui külm õlu, alles pikka reisipäeva. See on lihtsalt, see on palsam hingele ja kõrile ja muu häälepoetele. Kallid vaatajad, kui sa oled jõudnud selle video lõppu, siis sa oled tõeline kangelane ja palju õnne sulle. Ma loodan, et sa said siit videost midagi toredat oma järgmiseks Tokyo reisiks võib-olla, siis ma tõesti väga-väga soovitan selle hullust kogeda omal nahal. Aga meie siin praegu paneme sellele videole ilusa punkti, sellepärast et me oleme praegu Narita lennujaamas. See on üks 2 suurest Tokyo lennujaamast. Teine on siis Haneda, kuhu me lendasime Helsingist. Aga siit me lendame ühte väga eksootilise kohta ja see on hoopis teistsugune Jaapan. Need on Okinawa saared ja täpsemalt Ishigaki saarele läheme meie. Aga mis sealt toimub, seda peate vaatama juba järgmisest videost. On ju, nii et kohtume seal. Kui tahad näha rohkem sellist sisu, pane väike follow, pane follow. Oota, mis follow? Subscribe, selle nimi on subscribe. Ja sa võid likeida ka, aga ütleme nii, ma maha ei löö, kui sa like lihtsalt vaatad ka. Siis saad nii musi. Tšau!